Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbi kuningas on minu taat. Ma ise olen ju alles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat. Ei need härrasmehed ega teised poliitikud ei pea pabistama ega hingeldama, sest tegemist ei ole praegu poliitilise reklaamiga, vaid tulemus on lugu täiesti tavalistest oravatest. Ma hüppan oksalt oksale, just nagu väike linn ja kuuseladvast tabada ma kädiga võin sind. Tallinna mees Aavo Vahersalu kolis Lasnamäe betoonkarbist Männikule Kerese tänavale. Männiku üürikorter pole küll suurem asi, ka Räämas majake igatseb ammu peremehe kätt, aga Aavo on oma uue kodukesega igati rahul. Üüriraha palju ei kröönita ja lisaks saab mees ka oravatega suhelda just nii palju, kui hing ihaldab. Jah, te kuulsite täiesti õigesti. Aavo suured lemmikud on just oravad ja neid elab tema hoovis oma jagu. Kui juba päike hakkab kõrgemalt käima, soemaks läheb, siis teinekord tekib hommiku magamisega raskus, et 3:30 on juba esimesed kappadi mul akna taga ja nõuavad süüa. Praegu talvel käib siin üks 7-8 tükki erinevat, aga nüüd, kui puud lähevad lehte ja emmed toovad oma väikesed lapsed juba siia sööma, siis see kari läheb ikka päris suureks. Et teinekord on emme ja 4 väikest poega korraga kõik seal majas söömas. See on päris põnev, kui nad esimest korda tulevad endale seda kohta avastama. Sel suvel ja on neile joogikaus, siis kui nad alguses veel vett ei oska sellega midagi peale hakata, pistavad nina sisse, siis raputavad, teevad ennast. Ja siis ütleme, et väikesed oravad, nad alguses ei oskagi päevalille seemneid veel süüa, et siis põhitoit on neil erkulad ja kui karp on lahti, siis seal on sepikud, siis nad närivad neid. Kuidas kõik algas? Suur linnu- ja loomasõber Aavo paigaldas kodu akna taha linnukestele majakese. Ootamatult hõivas selle aga hoopis üks orava poiss. Aavos tekitas see lausa nii suurt huvi, et mees paigaldas toidumajakese juurde isegi väikese valvekaamera. Aga siin on nüüd 2 majakest. Üks on söökla, ma saan aru, aga see teine? Aga see teine maja ongi nüüd, kus siin üks orav otsustas endale pesa ehitada. Vaat ei teagi, milline orav see täpselt oli, kes selle ehitas. Tal oli võrreldes nüüd pargioravatega olid tal suured eelised, et ta käis siin üleval pööningul, sai endale nagu Bauhofi materjali ikka korraliku vatti ja saepuru. Teised vaesekesed peavad ajama mingi samblaga ja oksaraukesega või okkakesega läbi ja temal oli ilus materjal olemas. Ja sügis hakkas siia oksi tassima ja siis vatti ja elab ta ka seal või? Ta käib siin küll, üks vahe ta oli siin päris pikalt, aga siis teised oravad, kuna ta on siin nende käiguraja peal ees, siis teised avastasid, et saab ka siteks ju head materjali ja tassisid ära. Ja siis ma lausa talle ise tõin, panin sinna ja siis ta mätserdas uuesti endale pesa valmis. Mu peale härra pahanda, see on vaid väike nali, sest ainult pehmeid käbisid ma viskamiseks valin. Ajapikku on oravad ka Aavo omaks võtnud ja meest nad väga enam ei kardagi. Päris silitada nad ennast muidugi ei lase, aga akna taga poseerimise vastu pole neil enam midagi. Üks oravatest on aga julgem kui teised. Tema on selline, kes käib mulle lausa käes söömas. Suvel, kui on aken lahti, siis ta on päris huvitav, et ta tuleb lausa tuppa. Kui majas parajasti süüa ei ole, siis need toidukausid on nii-öelda see sööklaladu on kohe seal ja siis ta võtab sealt endale ise. Ükskord kuulsingi köögis, et mingi krõbin käib järsku kõmdi, vaatan jalge vahelt, telekaekraani ees selline saba liigub mööda põrandat. Tõusen püsti, vaatan ja ongi orav toas ja pani mulle taha tuppa kõmm ja otsi teda otsi. Ema tuli õhtu töölt koju, küsib, et rääkisin mammale, et selline asi oli. Mamma ütleb, poiss, kuradeid nägid, ei ole midagi. Ma ütlesin, et ei tea võib-olla, et siis nägingi. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbi kuningas on minu taat. Aavo on oma oravatele ka nimed pannud.
huvitav, kuidas mees neil üleüldse vahet teeb. Kasuka järge teeb tegelikult vahet ja nende käitumise järgi. Lühike kõrv, jah, tema oli selline õnnetukene, et siis kui teistel olid juba ilusad ateljee kasukad seljas, hallid talveks, siis tema käis veel pruunina ja tema sai ka sellise vaesekene, sellise praakkasuka, et tema tunneb selle järgi ära, et tal on siin nagu pruun triip veel. Ma ise olen ju alles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat. Eesti vaata, et kõige popim zooloog Aleksei Turovski võiks oravate hingeelust pajatada tundide kaupa. Ka tema on neist võrratutest loomakestest lausa vaimustuses. Mõnus loom on orav, väga resoluutne seal juures, tohutud tegus, eks ole. No, kuidas oravad saava püsti, eks ole, kõrvad ka, esikäpad, niisi ette, jooksevad sinu poolest, mine ära sega, ma siin kurameerin parajasti. Kevadel nad teevad sellist asja, eks ole. Nad on suhteliselt üksildased loomad, meie punaoravad, eks ole. Ta on oma ette, kuid ta suhtleb kogu kooslusega. No, keda ta tõesti ei taha näha ega haista, on orava hund, see on nugis, eks ole. Teistega, ka lindudega suhtleb ta ja väga resoluutselt. Ja tal on alati mitu pesa ja talve uinakut tal ei ole. Tal on talveks mitu pesa puuõnsustes, seal on pehme vooder heinas tehtud ja ta vahetab neid kindlasti oma elupaiku. No iga 2-3 nädala tagant, aastad pole vennad, vahest natuke rohkem on ühes pesas, vahest vähem, aga see on loomulikult seotud sellega, kui palju muresid tal on kirpudega. Vaat ta paneb neid, jätab need kirbud, eks ole, pakase kätte, läheb teise pessa, keerab ennast, no tõesti keeraks, paneb tekina endale saba peale ja kohe on see pesa soe. Ise genereerib. Sööb ta muidugi talvel ka ja see on ka väga-väga huvitav ja omapärane omadus oraval. Varud, suured võimsad varud. Oi, ta on kihvt elukas. Oravad on ajast aega linnades elanud ja inimestega läbi saanud. Reeglina pole ka kahejalgsetel nende armsate karvakerade vastu midagi. Talvel külmade ilmadega kasutavad oravad aga inimesi teinekord lausa ära. Eks nemadki vaatavad ju, kuidas lihtsamini hakkama saada ja raskel ajal toidupoolise nuiamine on üsna tavaline asi. Nad kohastuvad suurepäraselt ja loomulikult väga kiiresti saavad, ütleme inimlikult, saavad aru, kes inimestest on hea, kes aga on kahtlase moega, kellelt mida oodata, eks ole. Ja inimesel oravaga suhteid luua, aga nad on just nimelt sellised, oravale eelkõige, eks ole, kasulikud, heanaaberlikud suhted, eks ole. Ei ole mõtet luua endale suuri illusioone, et orav kohe armastab teid. Oi, kui armastab. Tal ei ole selleks aega. Tal on vaja toitu, tal on vaja soojust, tal on vaja kaitset, tal on vaja seksuaalsed partnerid, eks ole. Ja sina, suur nagu sa oled, sa päris kindlasti ei ole orava jaoks teine orav. Sa oled jah, tema koosluse võt selline väga omapärane ja väga kasulik, väga väärtuslik osa. Spetsialistid soovitavad aga metsloomade toitmisega mitte liiale minna. Raskel ajal on loomulik, et ka hädas olevat looma või lindu tuleb aidata. Normaalsetes oludes saavad nad aga ka ilma inimese sekkumiseta suurepäraselt hakkama. Ma ise